Tere päevast! Eetris on kella 1 uudised, mina olen Eesti kodanik. Alustame ühest vägivaldsest juhtumist parklas, kus parkija tõmmati kontrollide poolt lihtsalt pikali. Ja meie toome teenuse reportaaži. Ja esimene teema on parkla töötajad surusid agressiivse mehe vastu asfalti. See sündmus leidis aset magistraali keskuses, nii et asi oli ikka päris vägivaldne. Kohe näitame teile täpsemalt. Järgmiseks reportaaž Suurbritanniast, kus loetakse hääli. On meil telefoniühendus taas hea kolleegiga Aktuaalsest kaamerast, Anna Gavronskiga otse Londonist, et kuulata, mis siis vahepeal muutunud on. Veidi enam kui tund aega tagasi me rääkisime. Tere hommikust taas, Anna. Tere hommikust. No vahepeal on ikkagi konservatiivide peaminister David Cameron ka pidanud kõne, mida ta ütles? No ta oli kindlasti väga rõõmus tulemuste üle, kuigi ta ütles veel, et ei ole kõik kindel, aga ilmselgelt on konservatiivid võitnud ja ta ütles ka seda, et loeb ainult üks küsitlus, see on see, mis toimub valimispäeval, et kõik eelnevad küsitlused, mis näitasid väga võrdset seisu konservatiivide ja leiboristide vahel, et need ei ole olulised. Samuti mainis ta Euroopa Liidu referendumit, et ta valimislubadus oli, et 2017. aastaks hiljemalt tuleb selline sisse- või väljajäämise referendum, kuid juba käivad jutud, et kas ta leiab sellele toetust parlamendis, et kuigi nad võivad praeguse lävepaku küsitluste järgi saada täpselt poole parlamendist, et aga kas see on piisav. Ja ilmselt neil oleks kampa iseseisvuspartei, kes on ka väga hea tulemuse teinud protsentuaalselt vaadates, et 12% terves Suurbritannias, mis on poole rohkem põhimõtteliselt Šoti rahvusparteist, kes kohtade mõttes tegi puute töö Šotimaa, aga kuna brittidel on majoritaarne valimissüsteem, siis see tähendab, et ringkonnapõhiselt võitja võtab kõik hääled ja teist päevad prügikasti ja juba iseseisvuspartei on ka pahanenud selle peale ja pidanud kõnd, et valimissüsteemi tuleks muuta. Anna, Briti parlamendis on 650 kohta, sama palju on valimisringkondi ka, kui paljudes praegu hääled loetud on ja mis ajaks Eesti aja järgi võiks oodata neid lõplikke tulemusi? Praeguseks on niimoodi 500 natuke peale loetud. Nad loodavad, et siin paari tunni jooksul saab enam-vähem selgeks, et muidugi tulevad mingid täpsustused hiljem, aga ma arvan, et tõesti siin Eesti keskpäevaks peaks olema pilt selge, et palju keegi kohti on saanud. Ekspert soovitab Euroopa 21. sajandi filmikunsti ja meie näitame veel need ära. Jeg har lidt mærkeligt. Jeg tror måske, jeg vil blive syg eller sådan noget. Hvordan syg? Så svinger, så min hørelse svækker, som om jeg er inde i en boble hele tiden. Det lyder lidt ligesom bihulebetændelse. Ja, nej. Jeg tror ikke, fordi det var sådan i maven hele tiden. Jeg ved ikke, hvad fanden det er. Jeg ved ikke, hvad der sker. Måske det er den ældste sygdom i verden. Tuberkulose. Er der noget vej? Nej, ikke specielt. Så kom nu, du kan da fortælle til morfar. Jeg ved det ikke, det. Husk hende af bærepigen. Om jeg kan huske bærepigen? Selvfølgelig kan jeg huske bærepigen. Dagen. Hun er min. Snakker du? Har du rørt ved bærepigen? Nej, ja. Du har scoret bærepigen. Nej, det har jeg aldrig sagt. Det er nu her på først. Du kom først. Ja, og så kommer du bare lundt i anden række og skubber mit forarbejde. Du løb din vej, morfar. Det er altså ikke mange piger, der falder for. Ej, det får du ikke. Det er Der skete ikke noget. Altså, hun blev syg, og så kørte jeg hjem, og det var det. Slut kabale. Jo,
Okay, så siger vi det. Ja. Slutfinale. Ikke dagen, det hedder slutfinale, ikke? Men jeg går ud fra, at vi mener det samme. Det vi har registreret, det er, at du i de sidste 4 år kun har tjent 40 kroner. Okay. Snakker vi nu A-honorar eller B-honorar? Det kommer an på, hvor du har tjent de 40 kroner hen. Ja, det kan jeg jo ikke rigtig huske. Jeg var godt nok vikar på et tidspunkt. Ja. Hvor var det henne? Jeg tror, det var i Nordvest, men jeg er ikke helt sikker, for det var meget tidligt på morgenen, jeg var der kun en halv time. Altså, jeg forstod det rigtigt, hvis jeg skylder 40 kroner. Nej. Du har tjent 40 kroner. Ο αδερφός σας πέθανε. Ένα πλάσμα σαν αυτό που εισέβαλε σήμερα στον κήπο τον διαμέλησε. Το ζώο που μας απειλεί λέγεται γάτα. Είναι το πιο επικίνδυνο ζώο που υπάρχει. Όσο βρίσκεστε μέσα δεν κινδυνεύετε. Ένα παιδί είναι έτοιμο να φύγει από το σπίτι του όταν πέσει ο δεξιός κοινόδοχος. μόνο τότε ο οργανισμός είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει όλους τους κινδύνους που παραφυλάνε. Εύχομαι όταν κάνεις παιδιά να πάρουν τα λάθος ερεθίσματα και να δημιουργήσουν το λάθος χαρακτήρα. Πραγματικά σου το εύχομαι. Здравствуйте, с новостями спорта Мария Киселева. Сегодня московский... Öösel on vähese pilisusega sajuta ilm, puhub edelatuul 4–10, rannikul puhanguti 14 meetrit sekundis, õhutemperatuur on 2–7 kraadi. Peipsjärvel puhub edelatuul 5–10 meetrit sekundis, lainekõrgus 0,7–1,2 meetrit. Sajuta nähtavus on hea, õhutemperatuur on 3–5 kraadi. Tallinnas puhub edelatuul 7–10, puhanguti 14 meetrit sekundis, sooja on 4 kraadi. Taevas on vähese pilisusega. Päeval on vähese ja vahelduva pilisusega olulise sajuta ilm. Puhub edele läänetuul 5–10, põhjarannikul puhanguti 15 meetrit sekundis, pärast lõunal nõrgeneb. Õhutemperatuur on 9–15 kraadi. Peipsjärvel puhub edelatuul 4–7 meetrit sekundis, lainekõrgus 0,3–0,9 meetrit. Sajuta nähtavus on hea, õhutemperatuur on 11–13 kraadi. Tallinnas puhub läänetuul 7–10, puhangut 14 meetrit sekundis. Sooja tuleb 14 kraadi ja taevas on vähese pilisusega. Pühapäeva öösel on vähese vahelduva pilisusega, sooja 0–6, päeval on samuti vähese vahelduva pilisusega, kohati sajab, noovihma õhtul jõuab Lääne-Eestisse uus sajuala ja sooja on 13–19 kraadi. Esmaspäeva öösel levib sadu läänest itta, sooja on 5–10. Päeval on samuti pilves selgimistega ja sajab mitmel pool hoovihma. Sooja on 9–16, 11–16 sisealadel, rannikul 9. Teisipäeva öösel sooja 3–7 ja päeval 10–15 kraadi. Praeguseks on kõik. Järgmised uudised eetris veel kas täna või siis homme.
kõike head teile ja elage hästi!